Tere tulemast tagasi Eesti siis. Ja kui me eelmine kord rääkisime unistusest autost, mida ma saaksin osta võib-olla, siis täna räägime autost, mida ma ei saanud osta. Aga ma ostsin kogemata. Ja see võib-olla üllatab. Kas läheb käima ka? M. Oi plää, ma olen nii õnnelik. Ei tea, mis sellest autost saab, aga ma ei hakka lubaduse tegema. Vaatame, mis ta enne teeb. Uksid tegi lahti. Huvitav värv on siin. Kuule, see küll M5 sisu ei ole. Mis asi see veel on? Vot. Kohe kuulete. Kõlas nagu rida 6, mitte V8. Sain vist üle. Kurat, 400 eurist ei saagi M5. Aga peaaegu. Ja ma räägin, miks. Jah, tegemist ei ole päris M5-ga. Aga siin on paar ägedat lisa. Näiteks selline asi. 2 summutit, mida ei saa tavalise kerega. Ehk siis siin on keevitatud põhi ära. Niimoodi, et sul vorrotoruumi polegi. Aga ma ei tea, kas see on originaal M5 osa ilmselt ei ole, ilmselt ise plekis tehtud. Aga ikkagi äge. Jälle üks asi. Ilmselgelt M-pakett stanged. See on äge. Ilus sinine värv. Ja karpe pole. Kahjuks karbid on otsas, tiib on otsas. Ja teiselt poolt on veel hullem. Esistange on katki. Ja siit on külg maha seedetud. Aga no, mis sa tahad? 400 eurot M-paketiga 523. M5 listud, või noh, vähemalt üks M5 list. Loodame, et teine on ka kuskil. Ja minu arust on nagu siga äge. Aga ma ei tea, mis selle autoga teha. Kas ma nüüd hakkan seda taastama? Selle jaoks ma peaksin vaatama, mis seisukorrast ta täitsa on. Karpide keevitus on nagunii igal 39 teed. Vahet pole, kas on 400 eurot või 4000 eurot. Nagunii vahetad karpe, kui pole just ässa tehtud. Ja kerepaneelid ei maksa mitte midagi 39, kui ma leian sedani. Ideaalis võiks sama värvi olla, aga ma ei tea, kas on. Tehnika on pommikindel, nagu nägite, läks käima paugust, kuigi aasta on seisnud, on ju. Ja ma ei tea, minu jaoks nagu potentsiaali on. Ja peame vaatama, et ilmselgelt läheb kalliks see asi, kui hakata tegema drifti kõrvalt seda. Aga kes teab, äkki saame kuidagi leida vahendid selleks. Ja nüüd tuleb lihtsalt normaalne velg siia alla panna, sest et see velg on täitsa kole. Ja välja tulevad sealt alt, sest et need on liiga rasked drifti jaoks. Ja ma tahan kergemaks teha. Nii et ma pean kergemad väljad sinna leidma. Nii et hakkame velge vahetama siis. Täiesti uskumatu. Siukse karbiga. Täiesti mäda. Siin pole isegi plekki enam. Ja tõste koht on korras. Ja siis räägitakse 39 karbid nõrgad. Ma arvan, et see on väga hea. Tähendab, siin on vaja ainult plekki põhimõtteliselt peale. Seest mingi spreiga ja uued plekid peale. Teised pool on isegi täitsa korras. Tehniliselt ei ole nii hull. Lihtsalt ainult plekk peale. Need roostes ja detailid saab ära vahetada. Ja päris hea on. Nii, väljad on vahetatud. Ja minu arust näeb üli hea, kui sa nagu kissitada, sa ei näe seda roostet. See velgedega ja see sinine värv on üli hea. Muidugi vales mõõtus rehvid on all, sest nendel 46 all. Aga minu arust nagu üli timm ju. No muidugi madalaks on vaja lasta flantsi ja õiged rehvid ja esitiivad ära vahetada ja nii edasi. Igatahes ma siin töö käigus mõtlesin, et mis ma siis teen sellega. Ja mul on nüüd challenge.
challenge, et ma teen alla tonni daily ülevaatusega ja sellest teen siis koos auto ostuga alla tonni daily. Kas te olete siukest asjast huvitatud? Sest ma arvan, et sellel on potentsiaali. Keredetailid, paar sotti, natuke varvi, mis iganes, teen ise karbipleki ja löön peale. Või teen korralikult, teen isegi, aga ma teen ta ülevaatuskõlbulikuks. Ja siis mul on alla tonni on daily. Ja siis, see on suvalik kruisida. Siin on tagaluuk vaja vahetada, mis iganes esimesed hanget saab lappida. Sest et kõik tükid on seal olemas tegelikult, see saab kokku sulatada, kui see on originaal. Kui see on replika, siis lihtsam minema visata, aga ma arvan, et selle saab korda ka. Mis te arvate? Kas teeme väikse projekti Streetika kõrvale? Et ma arvan, et see oleks äge. Et ma saaks endale kevadeks normaalse daily. Sest ma tahan räigelt automaati, ma ei viitsi sellega manuaaliga sõita linnas. Ja mulle väga meeldib 39 ja ilmselt munistust auto on M5. Ja aga sa näeb, kui sa kissitad ja nagu auto ei käi, siis nagu see näeb välja nagu M5. Nii et pange kommentaarides, mis arvate ja eks näeme järgmine kord siis, mis tulemused on. Kas ma ise hakkasin entusiasmist tegema või teie soovisite seda. Panin turboka ka veits sooja ja nüüd saate sneak peeki, milline ta ilmselt järgmine aasta välja näeb. Ja ma arvan, et see velg muutus väga palju. Näeb palju, aga väljavahetus oli parim asi, mis mul ette tuli. Nii et ma arvan, et see näeb väga äge välja. Millegipärast see mustad tuled ja must velg täiega annab juurde. Ja mulle meeldib see rotika valimist, nii et mingit ägedat, siledat liverit ei tulegi. Ja panen kõik tehnika alla selle raha. Nii et ja ilmselgelt ma soovin teile kõigile ilusat pühi, head vana aasta lõppu ja näeme järgmine nädal juba. Ja kui tahate mulle jõulukingitust teha, siis pange subscribe. Ma olen väga õnnelik, et teid on juba 3000 siin ja mul on väga hea meel selle üle. Nii et kindlasti pange subscribe, toetage mind niimoodi nagu te saate praegu. Ja loodan, et teile meeldis mu tutvustus uuele pereliikmele. Ja vaatame, mis siis teada saab. Jätke oma muljed siis kommentaaridesse ja vaatame, mis edasi saab. Aga tahaksin teid südamest tänada, et vaatasite ja loodan, et mu möla ei tüütanud teid ära. Et kes teid lõpuni vaatasite, siis teile annan suure kalli. Aitäh!